tänane plaan on siis selline, et lähme Tallinna lahele, istume maha, ajame mõnusalt mölinat ja kui ahti annab, siis võib-olla võtame kinni mõned toredad siijad, sest siig on ikkagi üks kõige paremaid söögikalasid, mis üldse olemas on. Ja kalale lähme koos Reinuga täna. Ilm on iseenesest ilus, et puhub küll niisugune kerge mõõdukas edelatuul, see on maa pealt. Aga minu kogemus varasemast ajast näitab, et maatuul siin Tallinna lahes sadamate juures on pigem hea tuul kui halb tuul. Aga nüüd on minek. Ma näitan siis ära ka, milline see siijapüügi rakendus on. Et selline pikasäälega konks kidadega, sellepärast, et siis jääb ussi ja peale hästi kinni. Lips võiks olla siuke 0,15, 0,16. Häda pärast 0,2 sobib ka, aga oluline on see, et see lips on pikk, 50 kuni 70 sentimeetrit. Ja rakendus peab olema libisev, sest siig on väga tundlik kala. Kui ta tuleb vastupanu, siis ta viskab sööda kohe suust välja, ehk et tina peab olema libisev. Ridvaks sobib põhimõtteliselt ükskõik milline kaigas ja rulliks ka põhimõtteliselt ükskõik missugune ketas, mis veel töötab. Ja söödaks sõnnikuss. Tänapäeval on see, et ükski endast lugupidav kalamees ei viitsi sõnnikussi kuskilt ise kaevama hakata, et poolakad on tervet Euroopat varustanud selliste ussidega, mida saab poest osta, see on kõige lihtsam. Ja praegu vesi on külm, mina 2 ussi ei paneks, panen pigem 1 ussi. Uss tuleb siis panna siia konksu sääre peale niimoodi, et ta jääb siia kinni nende kidade külge, et ussi konksu teravikku peita siia püügil tarvis ei ole, et siig on nagu tolmuimeja, et kui ta selle üles leiab, siis ta hakkab seda siit lütsutama ja tõmbab selle kõik omale kurku ära. Ja nüüd jällegi muud kui õnged vette ja panen ka sellise nuia praegu sisse ja siis nagu sa ütlesid, algab freestyle. Puhkus. Absoluutselt. Aga miks sa 3 ei vara Reinu? Ma ei taha 3. 3 on lubatud, aga mulle meeldib 2. Mulle meeldib see arv, inimesel on 2 kätt, muidu peaks jumal teab mille otsa selle 3. rippu. Las olla nii nagu 3. Mina olen see ahtemees, et mul on ikka 3 rippu sees alati. Tervitame ahtit ja merepüügi hooaja alguse puhul anname ahtile ka väikse lonksu. Kala ei võta praegu igatahes, või teda pole siin. Kaks varianti on. Mõlemad teevad. Me oleme siin nüüd 1,5 tundi istunud, midagi toimunud ei ole, ritvasid natuke ümber tõstud. Et vaatame, võtame õnged välja, lähme paneme kuskile teise kohta sisse. Liiga soe ei ole. Enam-vähem nii see siijapüük käib. Asend on niisugune mõnusalt horisontaalis. Külm ei ole, paha ei ole. Õnged on vees. Varsti hakkavad meie otsad käima, et kui see laev siia sisse ära tuleb ja põhjast kogu selle sodi lahti lööb, siis siik teab, et selle mürina peale antakse süüa. Meil on veel natuke jäänud oodata ja siis hakkab hirmsasti kala tulema. Kohutavalt. On olnud neid aegu, kui on olnud, et laev tuleb ja hakkab kala tulema. Mitte nüüd nii hirmsasti, nagu sa ütled, aga oluline vahe oli siis, kui laeva polnud. Aga siit tuleb nüüd esimene kalakene. Siig! Ei midagi erilist. Aga ikkagi käsi on nüüd siiaga koos, kala on mõõdus. Ja õhtul saab täna kindlasti siiga süüa ja siis laua taga arutada, et
miks see kala ikka nii kehvasti võttis või mine tea, võib-olla tuleb õhtul arutada hoopis seda, et miks see kala nii hästi võttis. Ups, äge värk. Kala on võtnud. Spinna ots käib. Päris hea hooga joostakse rulli pealt seda miili maha, nii et äkki on isegi ilus kala. Ja see hakkab vastu päris kõvasti. Haha, ilus kala. Vot nii, siiapüük. Eluloomadest ei saa, aga seadus on meil selline, et sa pead tema tagasi laskma. Aga no varsti näeme, kuidas tuleb kajakas ja võtab ta ära. Hooga, täpselt. Kaldale viia sükest kala ei tohi. Riik on sellised seadused teinud. Meie asi on kahjuks neist ainult kinni pidada. Ei saanud kätte? Ei saanud kätte. Paadis hakkas mingi järjekordne ärevus pihta. Teine onu siin kargas püsti ja midagi tal siin toimub. Ta oli ei saame aru. See on ikka kalake, aga ma ei saa aru, et ta suuga läks. Oo, see on ikka kindlasti kalake. Praegusel hetkel tundub, et on muusukala. Haha! Nüüd ilmselt juhtub nii, nagu tavaliselt juhtub, et ma sain oma 2 kala kätte, nüüd Truumets püüab vähemalt 10 ja ma passin siin nagu su vana M. Oleks see vaid kõik nii. See on ju teada, et ainult 2 kala on nagu olulised. See esimene, mis sa saad ja siis see üks, mis sa sõbrast rohkem saad, aga praegu hakkab asi seda nagu kiskuma, et see üks, mis sõbrast rohkem saadakse, see on see, mis minust rohkem saadakse. See asi kipub nüüd küll vägisi hapuks minema, et Truumets on kohe kätte saamas 4. kala. Hukkus küljest ära. Vedas sul ka. See on ikka niimoodi, et kui sa selle esimese kala kätte saad, siis pärast istud siin vaikides ja vaatad pealt, kuidas sõbrad kala saavad. Tavaliselt on ikka vastupidi, mina saan rohkem kala. Aitab küll tänaseks, et avapauguks täitsa pole viga. No võiks parem olla muidugi, aga midagi väga hullu ka lahti ei ole. Olen rahul sellepärast, et oleks võinud tüki maad sitemalt minna. Kõik asjad. Pane minema siis või? Jah.